tere tulemast 3D koguduse jõuluteenistusele. Meil on äärmiselt suur privileeg, et sa oled täna õhtul sellel rahulikul jõuluajal, kus on nii palju erinevaid laatasi, kontserte, festivali, sünnipäeva, pidusid, siiski leidnud aega selle jaoks, et tulla täna ja saada osa sellest jõuluteenistusest. Ja me hindame väga kõrgelt seda, et sa oled leidnud aega selle jaoks. Ja mina isiklikult usun seda, et see sama jõulusõnum, mis on muutunud nii minu elu kui paljude teiste inimeste elu, kes on 3D koguduses, see võib ka muuta täna sinu elu. Ja kui me üldse mõtleme laiemalt, mis on see siis see jõulusõnum, siis ma julgeks öelda, et jõulusõnum on olnud muutumatu ja üks ja seesama aastasadade jooksul. Ja see on, fookus on olnud alati üks ja seesama, see on Jeesuse sünni ja sünnipäeva tähistamine. Ja isegi seda meie 21. sajandi Eestis, kus tegelikult võib-olla see sekulaarne suund on viinud selle fookuse rohkem ostumelule ja erinevate kingituste tegemisele ja perekondlikule puhkusele, siis sellest kõigest hoolimata mingil põhjusel kümneid, et mitte öelda 100 000 eestlasi leiab ikka ennast jõuluõhtul kirikupinkide vahelt istumas seal ja kuulamas ikka seda sama jõulusõnumit. Ja see on pannud mind ennast küsima, et mis oli ühe 1. sajandi mehe sündimises niivõrd eriskummalist, et täna 2000 aastat hiljem ligikaudu 2 miljardit inimest ikka veel tähistab tema sünnipäeva. Ja kas on pelgalt juhus olnud, et me arvame aega selle järgi, et üks mees sündis kunagi või on seal midagi enamat? Ja mina isiklikult usun, et selle järgmise poole tonni jooksul me võime vaadelda selle jõululoo sisse sügavutesse ja lihtsalt leida nendele küsimustele vastuseid. Samal ajal, kui mina ise üritasin nendele küsimustele vastuseid leida, siis ma üritasin käituda nii, nagu üks tavaline uurija teeks. Ma üritasin leida võimalikult vahetut informatsiooni toimunud sündmuse kohta. Ma üritasin minna nende samade inimeste juurde, siis, kes viibisid selle sündmuse võimalikult vahetus läheduses. Ja loomulikult oli mul selge, et ma ei saa 2000 aastat tagasi kuidagi ajas rännata ja hakata mingisuguseid intervjuusid tegema. Aga ma sain ka sellest aru, mida rohkem ma tutvusin nende materjalidega, mis meil olemas on, et mul ei olegi tegelikult vaja mingisuguseid intervjuusid teha, sest need intervjuud on juba tehtud. Ja Jeesuse eluajal elas üks selline mees, kelle nimi oli Luuka. Ja ta oli arst ja tegelikult lisaks sellele ka ta oli ajaloolane. Ja ta kirjutas üles Jeesuse elu autobiograafia, mis siis meile piiblis on tuntud kui Luuka evangeeliumi nime all. Ja ma tahaksin lugeda sulle ette, milliste sõnadega ta alustab seda enda autobiograafia kirjeldust. Ja see annab meile hea pildi, ma arvan, kui vahetut informatsiooni tegelikult me ise omame Jeesuse sündimise detailide kohta. Ja ma loen siis Luuka evangeeliumi algusest. Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud. Nõnda, nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõnasulasteks. Seepärast on mullegi tundunud õige pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist kirjutada sinu jaoks üliauline Teofiilus järgemööda kõik ülesse, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Ühesõnaga, Luuka räägib sellest, et ta on põhjalik, ta on täpne olnud, ta on küsitlenud inimesi, kes tegelikult on näinud seda sündmust ise pealt. Ja kui me loeme Luuka tekste edasi ja tagasi, siis üks asi, millele me jõuame varem veendumusele, on see, et üks inimene, keda Luuka 100% intervjueeris, oli Jeesuse ema, Maaria. Ja ma usun, et see sobib meie tänasse konteksti eriti hästi, sellepärast, et kui vähemalt üks inimene oli see, kes viibis Jeesuse sünni juures, siis ma usun, et see oli see naine, kes Jeesuse sünnitas. Ja tegelikult, kui me läheme Luuka evangeeliumis edasi ja vaatame seda rohkem detaili Jeesuse sündimise kohta, siis ma usun, et me näeme tegelikult, kuidas need detailid tulevad avaks. Ja ma tahan sulle lihtsalt need avada. Vaatame koos Luuka evangeeliumi 2. peatükki, mis räägib konkreetselt siis Jeesuse sündimisest. Ja seal ütleb niimoodi. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, iga üks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemaks, sest oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maariaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Luukas korraga, kui ta kirjutab neid sündmusi ülesse, siis teab, et ühel hetkel inimesed hakkavad lugema ja vaatama neid sündmusid ja ta seob kokku need sündmused reaalsete teiste ajalooliste sündmustega. Ta räägib, et seal on konkreetsed kohad, konkreetsed valitsejad, konkreetsed toimunud sündmused, konkreetsed inimesed. See annab meile väga-väga hea ülevaate tegelikult, mis sellel ajaperioodil tegelikult veel toimus. Ja korraga siis Luuka avab selle Jeesuse sündimise momendi. Ta ütleb järgmistes salmides selliselt. Ja nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maaria pidi sünnitama.
ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Ja see ongi jõululugu. See ongi seesama Jeesuse sündimise lugu. Ja kui sa oled lugenud seda teksti nii nagu mina, siis ma usun, et üks asi, mis su pähe tuleb, see küsimus on, et kas see ongi kõik? Kas see ongi tegelikult ka kogu see jõululugu? Kas see, et üks poiss sündis kuskil sõimes, panebki mind siis kalendrit keerama tema elu alguse järgi? See ei tundu ratsionaalne, see ei tundu loogiline. Aga ma usun, et põhjus, miks ei tundu nii mõistlik antud momendil on see, et me tegelikult ei mõista selle loole eelnevat lugu ja selle loole järgnevat lugu. Ja ma usun ka just see oli see põhjus, miks paljud inimesed ei saanud aru, kui oluline sündmus see oli tollel hetkel, kui Jeesus tegelikult sündis. Ja ma loodan, et selleks me tegelikult suudaksime mõista seda terviklikku lugu, oled sa valmis koos minuga vaatama tegelikult Jeesusele sündimisele eelnenud lugu, sest see annab meile palju parema ülevaate ja parema mõistlikkuse sellest loost. Sisuliselt, kui me hakkame mõtlema sellele, et kui palju tagasi me peaksime minema, et saada aru Jeesuse eelloost, Jeesuse sündimisele eelnenud loost, siis me peame minema tagasi esimeste inimeste juurde. Isegi kaugemale veel, me peame minema tagasi Jumala juurde. Ja ma tean, et see võib olla see hetk selles jutluses, selles kõnes, kus ma kaotan ära osa oma publikust, sest ma tean, et selles ruumis nii selles suurusega, nagu täna sa istud seal või sa vaatad kodus võib-olla internetist, on tegelikult neid inimesi, kes isegi ei usu üldse Jumala olemasollu. Ja võib-olla sina oled üks nende hulgast. Võib-olla aga sinu pilt Jumalast on väga palju teistsugune, kui Kristus seni on seda edasi andnud. Ma tahan lihtsalt öelda sulle, et minu eesmärk täna ei ole sulle midagi peale suruda, et sa hakkaksid uskuma midagi. Vaid minu eesmärk täna on see, et sa saaksid aru jõululoost ja sellepärast ma üritan anda seda edasi. Ja ma ei ütle seda üksnes kristlasena, vaid ma ütlen seda, ma arvan, kui ratsionaalse inimesena, et jõululugu ilma Jumalata ongi täpselt need samad salmid, mis ma just ette lugesin. Seal ei ole mitte midagi rohkemat ja see ongi kogu lugu. Kui me aga tahame näha midagi enamat selles loos, kui me tahame aga süübida sellele eelnenud sündmustesse, järgnenud sündmustesse, siis me peame kas või hüpoteetiliselt tekitama olukorda, kus me kujutame ette, et on olemas üks Jumal, kes tegelikult tahab inimkonnale anda mingisugust sõnumit. Ainult sellisel viisil tegelikult see lugu tundub mingilgi määral veelgi suurem ja ratsionaalsem. Ja lõpuks sa võid ise otsustada, kas sa usud seda või mitte, või mis on sinu pilt. Aga ma kohe tahan sulle selgitada lähemalt, miks on niivõrd oluline see, et me näeksime tegelikult Jumalat samamoodi selles loos. Praegusel hetkel me elame 3D maailmas. Mitte ainult sellepärast, et meie koguduse nimi on 3D kogudus, vaid sellepärast, et me olemegi sellises 3-dimensioonilises maailmas. Meil on pikkuse, meil on kõrguse, meil on laiuse mõõde. Ja see tähendab, et me saame liikuda nendes 3 dimensioonis. Kui me aga mõtleme Jumala peale, kes peaks olema justkui looja, kes peaks olema justkui selle universumi nagu kuningas, siis Jumal peaks olema natukene suurem kui lihtsalt 3 dimensioonis kokkuvõetav Jumal. Ja ma usun, et see ongi see, mis muudab ta Jumalaks, et temal on rohkem dimensioone, kus ta liigub, kus ta tegutseb. Ja kui ma mõtlen Jumala peale, siis ma arvan, vähemalt mõtlema 10 dimensioonile. Näiteks aeg. Ma isiklikult kujutan ette, et Jumal tänu sellele, et on ajatu, ongi sellepärast, et Jumal on üks dimensioon, kus ta liigub, on aeg. Ehk siis mitte nagu meie, kus me saame liikuda ainult ajas edasi ja võib-olla Einsteini relatiivsusteooria järgi me saame võib-olla natukene pidurdada või aeglustada seda protsessi, aga me saame liikuda ainult ühes suunas, siis Jumal tegelikult saab liikuda ajas edasi-tagasi ja sellepärast on tal täielik ülevaade sellest, mis on toimunud ja mis alles toimuma saab meie aja järgi. Et kujuta korra ette seda olukorda, kus Jumal on 10-dimensiooniline, ta tahab anda meie maailma 3D ruumi mingisugust sõnumit. Ma usun, et kui sa hakkad lihtsalt mõtlema selle peale, see võib tunduda äärmiselt nagu arusaamatu või raske, aga kujutle seda olukorda, kus Jumal tahab 10-dimensioonilisest sõnumit edastada meie 3D ruumi. Ükskõik, kuidas ta seda teeb, ükskõik, kuidas ta seda näitab meile, siis meie tegelikult lõpuks inimestena ei saa lõpuni sellest sõnumist aru. Sellepärast, et meil ei ole võime mõista 10 dimensioonis erinevaid asju. Me saame ainult kogeda neid asju, mis on meie ruumis reaalsed ja realistlikult käega katsutavad. Selleks, et veel paremini sulle mõista anda tegelikult seda sama asja, tahaksime korra võtta ühe pildi ja näidata sulle ühte asja. Kujutle ette, et sina peaksid sellele 2-dimensioonilisele maalile, kus see väike laevake peal on, andma seda sõnumit edasi, et meie maailm tegelikult on 3-dimensiooniline. Päris raske. Ükskõik, kui palju sa edasi-tagasi liiguksid, ükskõik, kui palju, kuidas sa seda sõnumit delegeeriksid edasi, siis tegelikult see laev sellest kunagi enne aru ei saaks, kui see ise siia maali sisse läheks ja seda sõnumit edasi annaks.
üks kõige paremaid ettekujutusi minu meelest nende dimensioonide vahelisest liikumisest on minu jaoks Interstellari film. Ja ma ei tea, kas oled seda näinud juba, aga sel novembril tegelikult tuli ka Eesti kinolinadesse see film ja ma soovitan julgelt seda vaatama minna. Ma alguses lootsingi ühte klippi siin samas näidata, aga kahjuks autoriõiguste tõttu ei olnud see võimalik. Ja võib-olla mõned pildid, mis praegu sinuni tulevad, aitavad seda paremini aru saada. Aga sisuliselt selles filmis on olukord, kus loo peategelane siis siseneb läbi musta augu 5-dimensioonilisse maailma. Ja seal ta üritab siis meie 3-dimensioonilisele maailmale mingit sõnumit edasi anda. Ja korraga ta saab aru seda, et 5-dimensioonilises maailmas ta ei saa 5D sõnumit anda meie 3D maailmasse. Ja ta üritab siis hakata kasutama neid meetodeid, neid vahendeid, mis toimivad ka meie maailmas. Ja ta kasutab gravitatsiooni seal erinevatel viisidel ja üritab inimesteni seda sõnumit anda. Ja ma usun, et see on tegelikult täpselt samamoodi, nagu Jumal on üritanud teha tegelikult aegade algusest peale juba. Jumal on üritanud meie 3D maailma sõnumit kommunikeerida niimoodi, et meie inimestena saaksime sellest aru. Aga aeg-ajalt on seda päris raske teha ja paljud inimesed tegelikult ei ole aru saanud kunagi sellest sõnumist, mida Jumal on üritanud meieni tuua. Ja sellel põhjusel ka Jumal mõeldes, ma usun selle peale, nägi, et parim viis inimesteni tuua sõnumit on läbi teise inimesi, kes tajub ja mõistab seda maailma täpselt samamoodi. Ja see oli ka tegelikult see põhjus, ma usun, mille pärast Jeesus tuli siia maa peale. Ja ma loodan, et sa hakkaksid ette kujutlema Jeesuse tulekut mitte lihtsalt kui poisslapse sündimist, vaid kui 10-dimensioonilise Jumala siia maailma sisenemist. Ja ma usun, et see konkreetselt muudab päris palju asju selles loos. Ja tead, ma julgeks öelda seda asja, et Jeesus ise, kui ta tuli siia maa peale, kui me loeme Luuka evangeeliumit ja teisi Jeesuse elu kirjeldavaid evangeeliumi, siis me näeme seda, et Jeesus ise ütles neid sõnu, et ma ei ole tulnud tegelikult siia maailma lihtsalt sündimise kaudu, vaid ma olen tulnud teisest maailmast siia maailma. See ei ole minu kuningriik siin. Jeesus ise ütles, et tema on Jumal. Ja kui sa mõtled selle peale, siis see on päris kõva väide. Selles mõttes, et mitte ükski teine suurema religiooni esindaja siin maailmas ei ole mitte iial sellist väidet teinud. Ei Muhamed islamis, ei Gandhi tegelikult hinduismis, ei mõned Dalai laamad budismis, mitte ükski suurema religiooni esindaja kunagi ei väitnud midagi sellist, et nemad on Jumalad, on tulnud teisest maailmast siia maailma. Aga Jeesus tegi neid väiteid ja tal oli mingisugune tõepõhi all. Ja kui sa mõtled selle peale, siis mida tegelikult oleks pidanud Jumal tõestama või mis viisil oleks pidanud Jeesus tõestama seda, et tegelikult ta on Jumal, kes on tulnud inimese kujul siia. Mis sõnumid või mis nagu kommunikatsioonivahendid sina oleks eeldanud, et Jumal tegelikult edasi annab, kui ta tuleb siia maailma inimese kujul. Üks asi, mille peale mina vähemalt mõtleks, on see, et Jumal oleks pidanud sellest ema tulekust palju ette teada andma, et inimesed oleks suutnud ette valmistuda. Ja kui me mõtleme Jeesuse peale, siis ma usun, see on järgmine asi, mis eristab Jeesust kõikidest teistest religioossetest juhtidest. Nimelt, et Jeesuse puhul olid profeteeringud, Jumala tõotused, Jumala lubadused ligikaudu rohkem kui 300 tükki enne vähemalt 2000–400 aastat enne Jeesuse enda sündi sellest, et kuidas Jeesus tuleb siia, millisel kujul ta sünnib, kuhu ta sünnib, kuidas ta sureb, mis juhtub pärast ta surma ja palju asju, mida Jeesus tegelikult ise inimlikus võtmes ei suutnudki isegi kontrollida. Aga need asjad said tõeks, sellepärast, et Jumal läbi selle kinnitas, et see olen mina. Inimesed, pange tähele, see olen mina. Ja üks matemaatik Peter Stoner on teinud selliseid arvutusi, et juhul kui kõik need tõenäoliselt, need profeteeringud, mille Jeesus täitis rohkem kui 300 tükki, tegelikult paneks kokku, lihtsalt arvutaks välja tõenäosuse, mis on tõenäosus, et mõni inimene need kõik profeteeringud täidab juhuslikult. Siis ta ütles, et see oleks umbes sama, kui me võtaksime ühe nagu kuupsentimeetrise klotsi, paneksime selliseid klotse terve oma universumi täis ja lihtsalt valiksime ühe ja see oleks see sama üks. See on põhimõtteliselt matemaatilises mõttes täielik ebareaalsus. Ja ma usun, et tegelikult see on see viis, kuidas Jumal lihtsalt kommunikeeris, et see olen mina, ma välistan kõik teised võimalused, et ajate sassi mind mõne teise inimesega, mõne juhusliku mehega. Ja Jeesus siseneski maailma, meie maailma sellisel kujul. Ja tegelikult Jeesuse maailma sisenemisel oli veel väga erinevaid nüansse ja mõned asjad väga imelised. Ma tahaksin lugeda ette Mattuse evangeeliumist, siis samamoodi Mattuse autobiograafiast Jeesuse kohta, mõningad detailid, mis puudutavad Jeesuse sündimist. Ja seal ütleb selliselt. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enda enne koju viimist, et ootab pühast vaimust last. Lugedes edasi, ütleb siis seal niimoodi. Kõik see sündised läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu. Ei näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja
ja teda hüütakse nimega Immanuel, see on tõlkes Jumal on meiega. Paljude jaoks võib see tunduda täieliku imena ja isegi müstilise sündmusena. Kuidas on võimalik, et üks naine, kes ei ole seksuaalses vahekorras olnud, jääb rasedaks? See ei ole lihtsalt nagu loogiline sündmus. Ja ma saan aru sinust ja ma usun, et see mingil tasandil ka tekitab sellist nagu müstilist emotsiooni, aga teisest küljest ma usun, et see ei peaks tegema meid skeptiliseks, vaid pigem see peaks panema meid vaatama seda sündmust kui jumalikku sündmust, mis on aset leidnud ja see peaks viitama Jeesuse jumalikkusele. Ma ei tea, kas sa oled olnud kursis viimaste aja bioloogiliste uuringutega, kuid viimaste aastatega eriti on tulnud tegelikult tõestusmaterjali selle kohta, et neitsest sündimine iseenesest, vähemalt teoreetilisel tasandil, peaks olema võimalik. Ja selleks peaks olema väga palju, väga ebatõenäoliseid asju kokku sattumine, et kuidagi kõik protsessina juhtuma, aga vähemalt teoreetilisel tasandil on see võimalik. Ma ei tea, kas see annab sinul usku juurde või võtab usku ära, aga ma arvan, et sellepärast, et mõni asi on lihtsalt ebatõenäoline, ei tähenda tegelikult, see on võimatu. Samamoodi võtame näiteks makrorevolutsiooni, mida paljud inimesed usuvad tänava ühiskonnas, mis tegelikult nõuab palju suuremat nagu ebatõenäosust, et need asjad juhtuksid, aga inimesed sellest hoolimata usuvad sellesse. Ja ma usun, samamoodi on ka neitsest sündimisega ja muude selliste imedega, mis saadavad tegelikult Jeesust ja tema elu ja seda maailmasse sisenemist. Need peaksid meid tegelikult viima selle juurde nägema, et Jeesus lasi nendel sündmustel juhtu just sellepärast, et ta siseneks siia maailma kui inimesena, aga säilitaks ka oma jumalikkuse, tegema midagi sellist, mis on võimalik ainuüksi Jumalale. Ja minu jaoks, kui ma mõtlen selle Jeesuse sisenemisele siia maailma, siis see pole hirmutav, nagu paljud inimeste kogemus on seni Jumalaga olnud, et on kuidagi üle loomulikult võimas ja kuidagi paneb meid kartma, vaid tegelikult Jeesus otsustas valida selle viisi, mis oli niivõrd nagu õrn, mis oli niivõrd nagu habras, sündida inimese väikse beebine siia maailma. See on üllatav ja see on põhjus, ma arvan, miks paljud inimesed ei suutnud ka seda tähele panna. Kui ma mõtleme rohkem selle Jeesuse sündimise peale ja ma täiesti käed püsti tõstes ütlen, et see oli imeline sündmus, see oli müstiliselt imeline sündmus ja kõik see on oluline, aga ma arvan, et see tegelikult ei ole selle sõnumi tuum, vaid see on selle sõnumi algus lihtsalt. Ja Jeesuse puhul tegelikult nii nagu kõikide teiste inimeste puhul ei tee seda lihtsalt niivõrd oluliseks ja kõnekaks fakt see, et Jeesus sündis siia maailma, vaid see, kuidas Jeesus elas. Ja ma usun, et ka Jeesuse jüngrite puhul tundub, lugedes neid tekste, mida Luuka ja teised mehed on kirja pannud tegelikult, ei olnud nad niivõrd keskendunud Jeesuse sünni tähistamisele, kuivõrd rohkem nende sündmustega, mis puudutasid Jeesuse siit maailmast lahkumist. Ja kui me võtame lahti piibli ja vaatame algkogudust, siis ma usun, et me näeme seda, et seal ei ole mingisugust märkigi tegelikult sellest, et oleks tähistatud Jeesuse sünnipäeva. Ja isegi kui me läheme edasi ja vaatame varakristlikke autoreid, kes on rääkinud nagu Jeesuse sündimisest, siis me peame minema tagasi 3. sajandisse, kus esimesena mainib Origen Aleksandrast seda üleüldse, et tähistada mingisugused sünnipäeva ja ta räägib sellest kui pigem paganlikust traditsioonist. Esimene ajaloolane, kristlik ajaloolane, kes räägib või üritab kuidagi dateerida Jeesuse konkreetse sündimise hetke, oli tegelikult Clement. Tema arvutab selle välja ja ütles, et sisuliselt peaks olema kindel see, et 20. märtsi ja 21. mai vahel peaks olema see aeg, kus Jeesus sündis. Ja kui ma lugesin seda kõike ja hakkasin mõtlema, et huvitav, kuidas on siis nii, et tänasel hetkel meie 25. detsembril siis mingil põhjusel tähistame Jeesuse sünnipäeva. Selle kohta on erinevaid teooriaid, aga üks enam levinud teooria on see, et aastal 274, kui Rooma keisriks oli Aurelianus, otsustas ta siis ühel hetkel, et hakata tähistama sellist usupüha päikese jumala auks. Ja see oli paganlik kultuur ja paganlik nagu olukord, kus siis sisuliselt neid usupühasi hakata tähistama. Ja mis seos oli see, et sellel samal ajal oli ligikaudu juba 300 aastat kiusatud taga kristlasi, kes uskusid Jeesusesse kui Jumala pojasse. Ja sel hetkel siis see usk levis sellest hoolimata, sellest tagakiusust hoolimata, et tegelikult tuhanded ja tegelikult kümned, 100 000 inimesed olid tapetud enda usu pärast. Ja korraga sai selliseks nagu magnetiks, et Rooma keiser Konstantinus Suur otsustas samamoodi saada kristlaseks. Ja see muutis totaalselt olukorda, sest korraga ühel hetkel selle Rooma impeeriumi kõige suurem mees, keiser, otsustas saada kristlaseks. Ja korraga tekkis siis see olukord, kus olid kõik need paganlikud traditsioonid ja kombed ja Konstantinus pidi otsustama siis, mida ta teeb nendega. Ja üks asi, mida Konstantinus otsustas teha, et kuna oli juba selline traditsioon, et 25. detsembril tähistati päikese jumala kuidagi festival või midagi sellist, mingit sünnipäeva seal, siis Konstantinus otsustas lihtsalt selle traditsiooni sisu muuta
et hakata tähistama sellel ajal Jeesuse sünnipäeva. Kuna kristlased isegi ei teadnud täpselt, kuna Jeesus sündis, siis see tundus loogiline käik. Täpselt nii tegelikult on jõuludki jõudnud meieni ja me oleme hakanud sellel põhjusel tähistama jõule just 25. detsembril. Ja võib-olla osad inimesed mõtlevad, et kristlusega on täpselt samamoodi nagu jõuludega. Oli mingisugune traditsioon, keegi muutis natukene, seda adopteeriti mingisuguseid muid asju sinna sisse ja nii kujuneski välja terve religioon. Kes aga läheneb vähegi ratsionaalsel tasandil ja vaatab neid sündmusi lähemalt, siis mõistab, et see ei saanud niimoodi olla. Sellepärast, et Kristuse puhul puudub ajaline lõhe toimunud sündmuse ja nende sündmuste kirja panemise vahel. Ja see välistab igasuguse võimaluse, et mingisugune müütiline asi saaks tekkida. Kui me vaatame Luuka peale ja tema teoste peale, mida ta kirjutas, siis lisaks veel evangeeliumile ehk siis Jeesuse autobiograafiale kirjutas ta ka Apostlite tegude raamatu, mis sisuliselt siis võtab kokku Jeesuse lähimate jüngrite tegemised. Ja see on üks selline mees nimega Paulus, kes on sisuliselt üks selle peategelasi selle raamatus. Ja korraga see raamat lõpeb ühe põnevuslugejale väga ebamugava koha pealt. See lõpeb selle koha pealt, kus Paulus võetakse vangi ja viiakse Rooma. Kes aga lähemalt on ajalooga tutvunud, siis see teab seda, et aastal 61 kuni 63 tegelikult Paulus ja mõned teised Jeesuse lähimad jüngrid tapeti. Ja toimus veel väga palju erinevaid sündmusid sellel ajaperioodil, mis kindlasti oleksid pandud Apostlite tegude raamatusse, kui see oleks kirjutatud natukenegi hiljem. Ja see annab meile alust arvata ja teada, et Apostlite tegude raamat lõpetati hiljemat aastal 60. Ja kui me mõtleme tagasi sellele, et Jeesuse elu pandi kirja enne seda tegelikult Luuka evangeeliumis, siis on see mitmeid aastaid kindlasti varem. Ja Luuka evangeelium iseenesest alustab ka selle sõnadega, et juba mitmed olid kirja pannud Jeesusele autobiograafia. Ja kõige varasem evangeelium, mida me teame Jeesuse elust, pärineb siis Markuse käest ja ma usun, et see võiks olla vähemalt 12 kuni 27 aastat pärast Jeesuse surma. Ja see on täpselt selline aeg, mille jooksul tegelikult ei ole müüdil võimalik tekkida, sellepärast, et tegelikult kõik inimesed, kes elasid tollel perioodil, kes nägid seda sündmust pealt, poleks lasknud kunagi sellel juhtuda. Ja võib-olla see tundub tänapäeval meie jaoks päris suur aeg, sellepärast, et ikkagi kuni mingisugune 12 aastat, võib-olla rohkem veel. Aga kui mõtleme ratsionaalsel tasandil, siis see ei ole tegelikult väga pikk aeg. Võtame näiteks Aleksander Suure, kes on ajalooline figuur ja kellest on palju ka kirjutatud, aga tema esimene autobiograafia täies pikkuses pärineb 400-aastasest perioodist pärast tema enda surma, mille kirjutasid siis Arianus ja Plutarh. Nii et kui me mõtleme selle peale, siis see 400 aastat versus 12 aastat ei ole väga suured asjad. Aga sellest hoolimata me usume Aleksander Suure autobiograafiat ja ma loodan, et me mõistame samamoodi ka seda tõde Jeesuse evangeeliumitest lähtuvalt. Pigem jääbki küsimus minule endale, kuidas oli võimalik seletada tegelikult Jeesuse jumalikust väljaspool seda, et 300 aastat järjest kiusati kristlasi taga nende usu pärast ja sellest hoolimata ühel hetkel see usk levib ja läheb, liigub edasi ja korraga Rooma impeeriumi keiser saab kristlaseks. Ja see on sedavõrd nagu hämmastav sündmus, et kui me loeme Jeesuse elu, siis korraga Jeesus muutub peafiguuriks selles evangeeliumis sellisel kujul, et Rooma keiser jääb alles ainult selleks märksõnaks selles kogu tekstis. Ja see on hämmastav tegelikult, kuidas see kõik on tegelikult muutunud meie enda maailma. Minu küsimus täna sulle on see, kuidas peaks Jeesus tõestama sulle, et on Jumal, kes sisenes siia maailma inimese kujul? Milliseid ootusi sa saaksid panna temale? Mina isiklikult usun, et ta täitis kõik ootused, mida me saaksime panna Jumalale üleüldse, kes siseneb siia maailma inimese kujul inimesele. Kui me mõtleme selle peale, mida Jeesus tegi, Jeesus andis meile ideaalse moraaliõpetuse, mida ta mitte üksnes ei edastanud inimestele, vaid ka ise järgis veatult. Jeesus tegi terveks vigasid, jalutuid, pimedaid, kurte. Jeesus rääkis tulevikust asju, mida tegelikult inimesed tollel veel ei teadnud, aga mis said tõeks. Ta kustutas inimeste vaimulikku nälga. Inimesed olid täielikult hämmastuses sellest, kuidas Jeesus käitus, mida Jeesus tegi. Aga mis veel enam, Jeesus tegelikult võitis ära inimeste kõige kardetuma vaenlase surma. Ja ma soovin, et mul oleks rohkem aega kuidagi jääda siia peatuma ja rääkida sellest, kuidas kõik need ajaloolised detailid viitavad sellele, kuidas Jeesus tegelikult tõusis surnust ülesse. Aga ma lihtsalt tahaksin sulle anda mõista, et Jeesuse surmi üles tõusmine iseenesest ei ole lihtsalt pelgalt jumalik tõestus, vaid see on tähtis sõnum, mida Jeesus iseendaga kaasas kandis ja andis edasi. See oli põhjus tegelikult, miks Jeesus loobus enda mugavusest seal 10-dimensioonilises maailmas olles ja tuli siia alla maa peale meie 3-dimensioonilisse maailma.
see ei olnud lihtsalt mingist heast ideest, et ta tahtis midagi uut proovida, vaid see oli väga-väga konkreetne selge eesmärk. See, mida Jeesus tegelikult meieni edasi kommunikeeris, oli see, et ühel päeval me kõik inimestena lahkume tegelikult sellest maailmast siin. Ja me siseneme teistsuguse aegruumi, kus sisuliselt ei olegi olemas aega. Ja lisaks sellele veel, Jumal on pannud valmis meie kõikide jaoks ühe kuningriigi, kus ei ole valu, kus ei ole nuttu, kus ei ole pisaraid, vaid on tegelikult rõõm ja tegelikult positiivsed emotsioonid. Aga selle kõigi juures on väike aga. Ja see väike aga on see, et täiuslik maailm eeldab täiuslikult elatud elu. Aga ma tean seda, et nii minu elu kui ka sinu elu ei ole elatud täiuslikult. Ja selle tagajärjeks ja tegelikult hinnaks on see kõik, mis jääb selle täiusliku maailmas tahaplaanile, sealt välja poole. Ja see on täielik vastand täiuslikkusele. Ja me keegi iseenesest ei taha sattuda sinna maailma. Ja ma usun, et Jeesuse põhisõnum ja põhiidee oligi see, et ta tuleks siin maailma ja maksaks meie enda eksimuste eest. Nii nende eest, mida me oleme kunagi teinud, nende eest, mida me praegu teeme ja tegelikult ka tulevaste eksimuste eest. Selleks, et ühel hetkel meie võiksime olla õigeks mõistetud tema enda läbi. Ja meie enda valik on see, kas me tahame alistuda Jumala tahtele, kas me tahame tegelikult seda võtta vastu enda ellu või mitte. Jumal teab, mis on meile parim, aga Jumal on selles mõttes aus, et ta ei suru midagi meile peale, vaid ta jätab meile endale valikuvabaduse, kas me tahame võtta tema enda ellu või mitte. Ja ma tean, et sul võib olla raskusi uskuda sellest, et Jeesus on tegelikult surnud ja üles tõusnud ja ma ei tea kõik, mis see sinu jaoks tähendab, aga ma tahaksin täna küsida sinult selle küsimuse, miks inimesed tähistavad ikka veel Jeesuse sünnipäeva, kui ta on surnud? Selles ei ole loogikat. Inimesed siiamaani 2000 aastat hiljem tegelikult räägivad sellest, kuidas Jumal senimaani muudab nende elu. Ja see kõik tegelikult tunduks loogiline ainuüksi siis, kui Jeesus ikka veel elab. Ja ma ise enda elu peale toetades julgen väita seda, et Jeesus ikka veel tegutseb täna ja ka Eestimaal ja meie enda linnades, meie enda riigis. Ja ma julgen öelda, et Jeesus võib muuta ka sinu elu. Heaks näiteks on tegelikult meie enda 3D kogudus. Jumal on muutnud siin väga-väga mitmete inimeste elusi. Ja ta võib seda teha täpselt ka täna sinu elus. Ja lihtsalt lootus on meil see, et sina teed enda elu lahti Jumalale. Kui mõtleme selle peale, et tänapäeval mõtle 2000 aastat hiljem, me kuskil Eestimaal täiesti teises maailma otsas tähistame ikka Jeesuse sündi, siis ma ütlen, ainuke põhjus on selle pärast, et Jeesus on tõesti tõusnud surnust üles ja elab ja muudab jätkuvalt täna inimeste elusi. Jõulud on rahuaeg, aga jõulud on rahuaeg ainult siis, kui me tegelikult mõistame, et Jeesus saabki pakkuda ja tuua meile tõelist rahu. Nii kaua, kui me üritame asendada teda mingisuguste teiste filosoofiatega, teiste lahendustega, siis see rahu võib olla küll ajutiselt leevendada midagi meie elus, aga see ei ole tegelikult tõeline, see ei ole tegelikult püsiv. Ja minu küsimus sinule täna on see, kas sa tunned sünnipäeva last, kas sa tunned isiklikult tegelikult Jeesus Kristust või on ta võõras sinu jaoks. Ja kui sa tahad tegelikult täna õppida tundma Jeesus Kristust isiklikult, siis see on sinu võimalus tunda teda enda elu päästja, kuningana ja Jumalana. Selleks ma lihtsalt tahan koos sinuga palvetada, minna Jumala ette ja kui sa vähegi tahad tänasil otsuse enda elus teha, õppida tundma Jeesus Kristust enda isikliku päästjana, siis see on sinu võimalus ja privileeg. Nii et palveta minuga koos enda mõttes kaasa, mõtle neid sõnasi enda südames kaasa ja lähme Jumala ette ja tegelikult ma tutvustan sinule täna Jeesus Kristust kui enda isikliku päästjat. Nii et palvetame koos. Kallis Jumal, me tuleme praegu sinu ette. Ja sa tead, kui siin on inimesi, kes praegu vajavad sind. Jumal, siis lihtsalt tee ennast tuntavaks neile. Ja kõik inimesed, kes praegu tunnevad seda, et nad tahavad teha otsuse võtta sind enda elus Jumalaks vastu, siis palvetage koos minuga kaasa neid enda mõttes. Kallis Jumal, sa näed, et ma olen eksinud. Sa näed, et ma olen teinud valesid valikuid enda elus. Ma tahan muutuda. Ma tahan, et sina tuleksid minu ellu ja võtaksid kogu kontrolli. Tuleksid ja saaksid minu elust päästjaks ja kuningaks ja Jumalaks. Annaksid mulle uue eesmärgi, annaksid mulle uue teekonna. Jumal, ja ma võiksin sind tunda kui sünnipäeva last, kui elavat Jumalat. Amen. Tõuseme praegusel hetkel kogu kogudusega korraks koos püsti. Kui sa praegu tegid selle otsuse võtta Jeesus Kristus enda ellu vastu kui Jumalana, kui kuningana, kui päästjana, siis me tegelikult tahame rõõmustada sellest sündmusest. See on parim otsus, mida sa enda elus kunagi tegelikult saad teha. Ja
ja sellel põhjusel me tegelikult tahame anda sulle ka väikse kingituse ja aidata sind selles järgmistes sammudes, mis sinu kristlaseks olemise teekonnal ette tulevad. Ja selle jaoks me oleme loonud eraldi keskkonna nii Tallinnas kui Tartus. Ja praegusel hetkel ma palun, et sa lihtsalt teeksid need järgmise sammu, tõuseksid püsti ja liiguksid sealt ridade vahelt välja Tartus siis vasakule, kus sa sisse tulid ja Tallinnas siis ruumi taha otsa. Nii et võta julgus kokku, liiguv, võta enda sõber kaasa, kui see tuli sinuga kaasa, liikuge koos sinna, kus sa saad teha enda järgmisi samme. Tähistame ülejäänud kogudus ja rõõmustame, plaksutame selle üle, et inimeste elud on saanud muudetud.